rääkides teile siis täpsemalt, mis siin kuidas toimub. Ühesõnaga, kui esimesed tooted tulid Eestisse, siis ma tegelikult pakkisin kõik tooted ära meie karpi. Sellisesse karpi. Siin on mingi lahtine pakk, ma ei tea, miks isegi. Aga ühesõnaga ma pakkisin suurused ja tooted niimoodi ära, et teha enda vanemate elu natukene lihtsamaks. Samamoodi ma kontrollisin need tooted üle ja ühesõnaga kõik asjad. Et tegelikult see protsess on nii aeganõudev. Ehk siis, mis ma nüüd hetkel teen, seal on 4 kasti. Nii. 4 kasti, siia peaksid ühed veel tulema ülesse. Ja siipoolt olen siis, ma näitan teile, siia poole tulevad rohelised, ehk siis selline komplekt. Ja siia poole tulevad punased, ehk siis selline komplekt. Ehk siis ma teen nagu riiulid põhimõtteliselt nende toodetele. Hetkel seal on mõned juba olemas, all on XL, siis on L, siis siia tuleb M ja siis tuleb S siia. Ühesõnaga, jah, et ma teen selle süsteemi võimalik lihtsalt, et kui peaks tulema tellimus, siis mu vanemad võtavad lihtsalt selle paki, panevad kleeplindiga kokku, panevad kirja ka sisse ja siis saadavad ära. Rääkides kirjas, siis kõik kirjad, mis te olete siiamaani saanud, mu kliendid on saanud. Ma ei taha kliendid öelda, te olete osa minu perekonnast, ehk siis te ei ole mu kliendid otseselt või olete, ma ei tea. Ühesõnaga, need, kes kirjad on saanud, need on kõik kirjutatud minu poolt, aga ema on mõned kirjutanud ülesse, ehk siis mina olen saatnud teksti ja mõned on otse minult ka tulnud, et enamus on otse minult tulnud tegelikult. Kui te mõtlete, kus ma need kõik asjad saan, siis need karbid on tegelikult tulnud Portugalist, ehk siis minu tootja tuleb mulle üpris palju vastu selliste asjadega. Ehk siis, kui ma oleks soovinud enda toodetele silte või siis mis iganes ilupakke või mis iganes, siis nad oleks teinud neid ka, kuid hoides nende kulusi kokku ja hoides üldse nagu why to do any kind of waste, siis ma otsustasin minna selle peale. Ja see CD-paber, mida te näete, siis tegelikult mu ema on lillepoe omanik, ehk siis paljud asjad tulevad ka minu vanemate poolt nii-öelda, ehk siis näiteks see on minu ema poolt tulnud, et seal on väikseid eeliseid sees nii-öelda. Nii, nüüd on kastid valmis seatud, enamasti umbes 20 kasti ma näen siin hetkel. Ja järgmine punkt on see, et võtta CD-paber ette, võtta tooted ette. Nii, mul on siin M-suur. Ja need tooted lähevad siia paberi peale ja tuleb pakkida ilusti kokku, mis läheb siis omakorda siia kasti sisse. Et ja järgmine punkt olekski, et läheb, kuna see on M-suurus, siis läheb siia üles hetkel, aga siia üles tuleb järgmine nii-öelda riiul, kuhu lähevad M-suurused. Ehk see on meeletu protsess, kui te nüüd mõtlete, et tooted tulevad kohale, need tuleb kontrollida kõik üle ja ma räägin, et need tooted ei ole ainult sul 20-30 tooted, neid tooteid on rohkem ilmselgelt ja kõik tuleb üle kontrollida, et anda märku tootjale, kas kõik on korras ja siis tuleb panna kastitahe valmis, siis tuleb need tooted pakkida ära ja lõpuks tulevad kirjad juurde ja lõpuks tuleb saatmine ja ühesõnaga see protsess on suur ja pikk ja lai. Et ei ole väga lühikene, et selle kõige taga, et teostate need tooted või saate need tooted, siis tegelikult on selle taga väga palju tööd erinevate inimeste poolt. Ja see on tegelikult mulle täiesti mind-blowing, kui palju võib olla ühe toote taga inimesi, kui ma ise ostan praegu poes seda asju, riideid või toitu või mis iganes, et seal on nii palju asju tegelikult nende kõikide taga, et see on tegelikult uskumatu. A little bit mind-blowing, nii et jah. Let's do it now. Viimaks ma sain selle warehouse'i valmis. Seal on roheline pool ja seal on punane pool ning mõõtudega ära jaotatud need virnad.
ja samuti suutsin teha korraliku segaduse siin toas, aga vähemalt asjad on nüüd sorteeritud ja süsteemiga paika pandud. Lõpetuseks ongi aitäh teile kõigile vaatamast, kui teil on küsimusi, siis kirjutage kommentaari ning järgmiste videoteni!